Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Siin saates ei käi palju poliitikuid, aga veteranpoliitikuid küll. Nii et täna me jätkame poliitikalainel ja mul on hea meel tervitada kauaaegset Eesti poliitika grand old man'i, kui nii tohib öelda, Jüri Adamsit. Nii uhkelt pole keegi kunagi ütlen. Tere. Väikene keelemehele sobilik sissejuhatus, kuna Jüri Adams on ju ikkagi inglise filoloog hariduse poolest, vähemalt osaliselt. Tegelikult olen ma täiesti harimatu ja mul pole ühegi koolipaberit, lõpetamise paberit. No nii, aga ega siis ülikoolis käimine meest ei rikku, ma loodan. No vahel on ka rikkunud. Mõnda meest ma olen elus kohanud, kes oleks arvatav. Ma ei tea, kas meil ühiseid tuttavaid on. Selge. Aga nüüd, kui me läheme oma põhiteema juurde, läheme tagasi 60-ndatesse, 70-ndatesse aastatesse. See oli ju küllaltki lootusetu aeg, aga lootus polnud siiski surnud. Ja see oli aeg, kui tegutsesid dissidendid Eestis. Ja nagu me tänapäeval ju võime öelda, lõppkokkuvõttes tegutsesid edukalt. See on nüüd niisugune teema, millesse ma ei tahaks minna, sellepärast, et juttu sellest, et dissidendi sõna ei kõlba Eesti vabadusvõitlejate kohta. Seda on räägitud ja ilmselt jäädaksegi rääkimata. Ja ega see inglise ajaloost, pika parlamendi ajaloost võetud ingliskeelne termin dissident, see tähendab need, kes istusid teistest eraldi. Et ega see ei olnud ka teiste rahvaste kohta just kõige parem ja õnnestunum sõna. Aga kui me räägime vabadusvõitlusest? Jah, vabadusvõitlus oli olemas ja oli väga erinevaid vabadusvõitluse vorme. Nii et oli neid, kes pühendasid oma elu sellele ja käisid ka korduvalt selle nimel vangis, Vene või Nõukogude vangis. Ja oli teisi, kes olid hulga vähem ettevõtlikumad ja mitte nii küllalt ohvrimeelsed ja julged nagu mina. Meie püüdsime elada oma normaalset inimelu sellega, et kui kunagi tõenäoliselt oletatavasti pärast meie eluiga alles, meie laste või laste ajal tuleb taas vabaduse aeg, et siis tuleb nii-öelda see šanss, aga sinnani tuleb oodata ja mitte lasta ennast ümber teha homose vetikuseks. No paratamatult suur osa inimestest kohandusid nii või teistsugusel viisil. Nad ei tegelenud aktiivselt vastupanuga. No võib-olla seal, kui keegi kas varastas kaablirulli ja tagantjärel on öelnud, et ta õõnestas Nõukogude aluseid, see on nagu omaette teema. Aga tegelikult nad ju vastupanuga ei tegelenud. Inimesed proovisid kuidagimoodi ellu jääda, oma elu elada, aga vabadusvõitlejad panid oma enda naha panti. Nii võib öelda. Jah, seal oli nagu mitu erinevat etappi oli. Üks oli alguse periood ja oli see, mis jätkas metsavendade elu ja pärast oli juba, kui algas niisugune läänemaailma massimeedia tähelepanu nendele, keda hakati kutsuma dissidentideks, siis tekkisid uued võitlusmeetodid ja Eesti jaoks muutus asi tegelikult tõsiselt võetavaks sellest momendist peale, kui tekkisid otsekontaktid Eesti vabadusvõitlejatel lääne ajakirjanikega, mida varem ei olnud ja selle järel õige varsti peale neid, mis aastal meil olid need olümpiamängud, kui Tallinn oli 80. Jah, 80. aastal Eestist tekkis tehniline võimalus helistada otse valimisega või ka operaatori kaudu otse kaugekõnesid Nõukogude Liidust väljapoole ja sealtpoolt sissepoole ja kui need kontaktid sõlmusid ja olid ka vastavad partnerid kujunesid välja põhiliselt Rootsis. Rootsi oli ka kõige lähemal. Siis algas see nagu ajastu, mille kohta me võime rääkida, et jah, midagi
mille kohta võiks äkki nimetada siis dissidentluseks. No jaa, aga nondeaegsetes telefonikõnedes ei saanud ju midagi rääkida, seda kuulati pealt. Noh, ma arvan, et tegelikult räägiti kõigest, välja arvatud sellest, mida hoiti saladuses ja oma kavatsustest. Aga sellest ajast peale hakkas võimalus, et mingi asi juhtub Eestis, millel on uudise väärtus ja et järgmine päev see võiks mõnes kas välisraadio saates või eestikeelses välismaalt tulnud raadiosaates olla ära nimetatud. See ajakirjanduslik võimalus, mis praegu on nagu meelega mõista ja millega ka teie tegelete siin majas, et nii algas. Jah, sest info levis selle sama Ameerika hääle kaudu, mis nüüd kahetsusväärselt on kinni pandud. Ka Vaba Euroopa oli tähtis kanal, aga no ma mäletan, et inimesed kuulasid rohkem seda Ameerika häält mingil põhjusel. Ja sealt kodu Eesti sündmuste kohta oli päris palju infot. Ja üha rohkem, mida enam me liigume siin 80. aastate teise poolelde ja loomulikult kontaktid sagenesid, aga tuli ka see nähtus, mida nimetatakse uutmiseks. Gorbatšov tuli võimule ja ütles, et võt, nüüd me hakkame siin tegema asju natuke teistmoodi. Ega tema mõttes loomulikult polnud Nõukogude Liitu lagundada, aga see avas uued võimalused. Jah, no uutmise sõna ei läinud eesti keeles hästi kasutusele ja rohkem kasutatakse siis vene laansõna perestroikat, nagu Gorbatšov ise nimetas. Ja selle sisu oli tõesti selline, et anda Nõukogude Liidule uued sisepoliitilised ja majandustegevuse vormid ja need kommunistide otsingud teistsuguse majanduskorralduse järele olid ju põhimõtteliselt eeskujuks võetud kommunistlike riikide Poola ja Ungari tolleaegsed kogemused ja siis kujunes välja niimoodi, et Eestis sai selline katsevabariik, näidiskatsevabariik, kus prooviti, kuidas need värgid töötavad. Nii et see, mis me siin nägime, et tehti katseid talupidamised taastamise järgi ja siis mitmesuguste teeninduse alaste väikeettevõtete, eraettevõtete loomise järgi. Need olid tegelikult, mudelid tulid Poolast ja Ungarist ja siin oli katsetamine ja kui see oleks osutunud edukaks, siis oleks see kogu Nõukogude Liidus ilmselt juurutatud, nagu oli tolleaegne sõna, aga seda me ei saagi teada, sellepärast, et selleks ajaks, kui see asi nii kaugele jõudis, Nõukogude Liit enam ei olnud. No ütleme niimoodi, et siin juurdusid küll need asjad väga hästi tollel hetkel, nii talude taastamine kui kõik muu ja see... No, taludega tuli jama, kuna meil pärast tuli see restitutsiooniline omandireform, siis üks konflikti koht oli selline, kus seaduse järgi oleks pidanud mingi talumaa saama tagasi endiste omanike, enne sõjaaegsete omanike pärijad, aga sinna oli nii ütelda Arnold Rüütli aegne uus talu peale rajatud. Aga teil tuli ju siin päris hull idee suvel 88 asutada alternatiivne erakond kommunistlikule parteile. Kõik, kes vähegi mäletavad Nõukogude aega, teavad, et sai olla ainult üks partei Nõukogude Liidus ja see oli kommunistlik partei. No sellel on oma ajalugu. Aga siin tuleks võib-olla kõigepealt alustada natukene kaugemast, et ega see kommunistliku süsteemi lagunemine ei olnud päris ühtemoodi käsukorras ja ühe mudeli järgi. On selge, et on mingisugused tüüpilised arengud, aga on teisi, mis on äärmiselt ebatüüpilised ja kui ei olda just spetsiifiliselt selle ala asjatundja, siis neist midagi ei teada. Et üldine
mudel oli selline, et Nõukogude Liidu satelliitriikides, eks ole, kommunistlik partei nimetati ümber sotsialistlikuks parteiks või sotsiaaldemokraatlikuks, piirid lasti lahti, lasti valimistel teha ka teisi parteisid ja senini kohalik KGB või Saksa Stasi, eks ole, kuidas see oli, et see saadeti laiali. Et see oli see tüüpiline näide. Ja Nõukogude Liidu enda lagunemisel oli niimoodi, et nad lagunes liiduvabariikide kaupa ja reeglina sai siis uue režiimi esimeheks sai siis kohaliku liiduvabariigi kompartei ülem, siis ütleme kohalik Karl Vaino siis niimoodi, või siis kohalik KGB ülem ja niimoodi oli, aga Balti riigid olid igaüks, ei lähe ühte nendesse kategooriatesse, lisaks olid 3 Balti riigil olid ka oma eripärad ja kõige ebatüüpilisem üleminekutee ja üldse arengutee oli Eestil kõikidest. Ja miks see Eestil teistmoodi oli, selle juurde ma kohe tulen, aga ma tahan enne öelda, et oli veel üks ebatüüpilisem arengutee, millest peaaegu ka Eestis suurt midagi ei teata ja see on endise Jugoslaavia koosseisus oli Serbia. Vabariigis oli autonoomne piirkond, mis kannab nime praegu ja ka tookord kandis Kosovo. Ja Kosovo iseseisva riigi tekkimine oli nii ebatüüpiline, et see on uskumatu sisuliselt. Kosovo albaanlased rajasid ametliku riigi all omaenda riigi struktuuri, viisid läbi isegi omaenda variparlamendi valimised, lõid varikoolisüsteemi, siis varivalitsuse ja nii edasi, kuigi seda peaaegu keegi maailmas kuskil näinud, et albaanlaste areng on olnud üldse väga ebatüüpiline, aga Eestis oli tema ebatüüpiline sellepärast, et kui üldiselt Nõukogude Liidu lagunemise struktuur oli selline, et põhimõtteliselt toimus mingisugune võimuvõitlus, ütleme siis kohalikud Arnold Rüütlid, kohalikud Edgar Savisaared ja kohalikud Siim Kallased, mulle hästi ei meeldi küll Kallase nime nii käänata, ma ütlen Siim Kaldad, siis niimoodi, nemad siis kas omavahel jaotasid võimu ära või siis omavahel võitlesid võimu pärast, siis Eesti ebatüüpiline väide oli see, et Eesti üleminekusse tekkis muu faktor, nimelt antikommunistliku põrandaaluse vastupanu välja kasvanud uued mingisugused struktuurid ja uued inimesed ja mis ei mahu sellesse asjasse, et see ERSP oli Eestis see nähtus, mis rikkus ära, et asi ei ole nii ilus, kui ta on teiste puhul. Minul on üks... see ilus on ilmselt irooniliselt öeldud. Absoluutselt. Igaks üks ütleb, et tänapäeval inimesed ei saa irooniast ja vabandust, ma tean, et irooniline ei tohi olla, aga mul on üks õudne kogemus kuskilt 15 või 20 aasta tagusest olukorrast, kus ma läksin ühele Tallinna Ülikooli konverentsile huviga kuulama, mis seal siis räägitakse ja põhiettekandja oli üks noorem õppejõud, kes rääkis meile siis selle kommunismi lagunemisest ja nende rahvusriikide tekkimisest, aga tema oli olnud sel ajal, ise ei olnud Eestis, ta oli tema ülikooli õpinguaasted, ta viibis põhiliselt Itaalias mingisuguses marksistliku kallakuga ülikoolis ja siis rääkis ta seal selle põhimudeli ära täpselt. Ainult see oli see, et Eesti kuulajaskonnale oli absoluutselt selge, kes teadsid, kuidas asjad toimusid, et Eestis see ju niimoodi ei olnud ja kuidas on võimalik, et selle ala asjatundja õppejõud ei tea oma enda kodumaa
vabanemise lugu nii palju, et ta ei eksiks põhifaktide. No võib-olla ei olnud veel seda saadet, mida me praegu teeme. No ei, ma arvan, et neid asju juhtub ja juhtub seda võrra, kuidas põlvkonnad vahetuvad, kõik teooriad ju lihtsustuvad, aga minu põhiväide siin saates on see, et Eesti areng ei olnud tüüpiline tookord mitmel moel ja siin on küsimus, eks ole, miks, sa oleks seda kohe küsinud. Minul on 2 teooriat selle kohta. Üks on see, et kunagi ma pidasin ühte ettekannet Ungaris ja siis oli vaja mul vaadata, kui palju oli erinevast rahvustest kommunistlike parteide liikmeid mitmesugustes eri maades ja ma jõudsin täiesti enda jaoks ka vapustavale tulemusele, et tõenäoliselt kõikidest Ida-Euroopa rahvastest kommunistide osakaal on olnud eestlaste hulgas kõige väiksem. Ma ei mäleta enam neid protsente täpselt, aga see oli, tookord oli Eestis EKP liikmeid oli umbes 100 000, nendest laias laastus võttes oli 50 000 etnilist eestlast ja 50 000 mitte eestlast, need pool ja pool. Ja eestlaste hulgas oli veel see asi, et seal oli ebaproportsionaalselt suur osa inimesi, kes olid Venemaa eestlastest. Niimoodi, et kokkuvõttes see võib olla üks asi, et kommunistlikusse parteisse astumine ei saanudki Eestis ütelda valitsevaks trendiks. Inimesed enamasti püüdsid seda sammu vältida nii kaua, kui nad vähegi said. Et see võib olla nüüd üks selle asja põhjus ja teine võib olla see põhjus, et Eestis mitte kunagi ei lakanud varjatud vastupanu Nõukogude võimule. Aga see vastupanu oli eestilikult äärmiselt killustatud ja selles mõttes ta ei paistnud Nõukogude võimule kuigi ohtlik. Et eestlaste ilmselt üks rahvuslik pahe on väga nõrk koostöövõime. Kui ütleme, maailmas võib-olla kõige koostöövalmim rahvas on võib-olla inglased, niimoodi, et need ei ole kunagi olnud, välja arvatud Inglise revolutsiooni ajal, kunagi omavahel killustunud, siis eestlaste hulgas on reeglina olnud see, et peaaegu ei ole Eesti ajaloos näiteid, kus kõik on ühtemoodi organiseeritud, ühe mütsi alla tegema ühte ja sama asja. Et meil oli, ja see jutt nüüd läheb selle ERSP-ga kokku. Kuidas? Sellepärast, et 87. aastal oli esimene hirvepark. Ja selles hirvepargis esimest korda ilmus rahva ette üks meie suurimaid praktilisi poliitikuid nimega Lagle Parek, kellest sai pärast ERSP esimees. Ja tema tookord ERSP mõtetele ei olnud hästi, et alustas sellest peale, et tema kujutlus oli see, et Nõukogude aja inimesed on äärmiselt araks tehtud halbade kogemuste järgi ja et kogu poliitika tulevik oleneb selles, kuivõrd inimesed oma hirmust ja argusest lahti saavad ja muutuvad taas julgeteks kodanikeks. Ja sellepärast tema propageeris niisugust järk-järguliste sammude arendavat poliitikat ja esimene samm oli tookord väga oluline, oli kommunismi ohvrite ka töö, palju neid on olnud ja nendele mitmesuguste mälestusmärkide loomine ja selleks tema hirvepargis ja ka järgmise aasta hirvepargis kogus inimeste kontakte ja kutsus endale külla. Ja siis selgus, et peaaegu igas Eesti olulisemas maanurgas või väikelinnas oli omamoodi üks, reeglina mitte üle 10 liikmeline, mingisugune niisugune vastupanu tuumik, kes omavahel üksteist hästi tundsid, suhtlesid ja
suurt ei suhelnud inimestega väljaspoolt oma riigi ja rääkimata sellega, et samasuguseid inimesi, kes olid võib-olla naaberlinnas, neid pigem umbusaldati. Nad olid natuke teistmoodi ja võõrad ja eestlastel on alati see probleem olnud, et kuidas sa hakkad võõra inimesega niisama asja eest teist rääkima ja rääkimata sellest, et siis juba et hakata mingit koostööd tegema. Aga kuidas siis see RSP tuumik kujunes? No võt see oligi see, et Lagle Parek hakkas kõikide nende kontaktidega suhtlema. Käis ise nende juures ja kutsus endale külla. Et see oli umbes paar aastat kogunev töö ja selle tulemusena sõlmusid need inimesed esimesed kontaktid, millest sündis ERSP. ERSP on Eesti ajaloo ime. Ma ei tea ühtegi teist niisugust asja, kus paljalt sellise tegevuse järgi oleks tekkinud ühiselt tegutsev organisatsioon. Ja ma ei tea, kas kunagi Eesti ajaloo, Eesti iseloom, minu arust rahvusiseloom ei ole ajaga paremaks läinud. Üldiselt võib-olla veel kehvemaks. Et kas kunagi veel seesama ime võiks korduda, ma ei tea. Aga kui me seda analüüsime, mis seda siis soodustas tol hetkel, selle ime sündi? Ma ei oska ütelda, mina ei ole, tähendab, ma oletan, et kunagi tuleb meil keegi ajaloolane, kes töötab selle asja välja. Aga tal pole neid vahetuid kogemusi enam. Kuidas? Tal pole neid vahetuid kogemusi. Ei ole, aga ma arvan, et siin on piisavalt palju, aga Lagle Pareki oskus inimesi omavahel kokku viia ja liita nad ühistegevuseks. See on midagi nii fenomenaalset, et ma ei ole ühtegi teist sellist. Selle spetsiifilise eriala, kui tohib võtta niimoodi, inimest oma elus näinud ja tulemus oli hiilgav. No tulemus oli see, et 20. augustil 1988 Pilistveres ERSP asutati. Ja mulle tuleb meelde kadunud Vello Salum, kes oli seal kirikuõpetaja, kes siis andis lahkesti võimaluse seal koguneda. Eks oli ka võib-olla soodne, et mitte kusagil linnas, väikeses kohas kõik inimesed on näha, nii et kui tulid mingid mustad autod, ka seda oli kohe näha. Ja see on tõsi, aga Salum oli väga eripärane inimene, väga mitmes moel, aga ERSP tugevuse mitmesugused liinid olid ju see, et väga suur hulk Luteri kiriku õpetajaid, aga ka teiste kirikute aktiviste ja õpetajaid astus liikmeks ja teine üsna ebatavaline, vähemalt ma ei tea ühtegi teist sellist näidet, oli see, et peaaegu kogu silma paistev pagulasühiskonna poliitiliste tegutsejate eliit astus ju ka ERSP. Mis tähendab, et siin tekkis sild ka välis-Eesti ja kodu-Eesti vahel. Absoluutselt. Ja siin on väga palju eristavat nüüd näiteks teistega, sellepärast, et Lätis kujunes see asi niimoodi välja, et Läti rahvarinne ja Läti pagulaslätlaste eliit, need omavahel moodustasid selge poliitilise ploki. Ja Leedus, kui me jõuame põhiseaduste teema juurde, et Leedus oli hoopis ühiskond teistmoodi, sellepärast, et kuhugi nagu ei oleks, ütleme, teise maailmasõja aegset Leedu pagulas elanikkonda üldse olemas, et Leedu leedulasi oli väga palju Vene keisririigi ajast Ameerika Ühendriikides ja nende hulgas oli muide silmapaistvalt palju juriidilise haridusega inimesi, et kui meil ja Lätis peaaegu puudusid seda sorti kaadrid, siis Leedus oli vähemalt anglosaksi
ütleme, riigiõiguse ja riigipraktikate asjatundjaid küll ja küll. See ongi teema, kus me saame minna põhiseaduse juurde, et kust siis võtta neid häid õiguse asjatundjaid. Aitab ainult poliitilise kirjanduse lugemine, ma arvan, sellepärast, et ega need, kes olid juristid nõukogude ajal hariduse poolest, no ei taha üldistada loomulikult, aga eks ta oli natuke nagu filosoofia nõukogude ajal, et mitte päris see õige. Kas me tuleme, on meil veel aega ERSP teemale natukene? No siin ma tahtsin ütelda asju, mida ma olen ka varem öelnud, aga et see ERSP tekkimises on olemas teatud niisugune ebatüüpiline juhuslikkuse faktor. Ebatüüpiline juhuslikkuse faktor. Jah, sellepärast, et peale see 87. aasta Hirveparki kujunes Tallinnas välja üks noorte inimeste seltskond, kelle hulka kuulus ka mõningaid endisi poliitvange, näiteks Heiki Ahonen. Ja nemad siis käisid omavahel koos ja koostasid ühe niisuguse paberi, mille nimetus oli vist selline ettepanek Eesti rahvusliku sõltumatuse partei asutamiseks. Niimoodi. Ja sealt tuleb see ERSP. Ja umbes aasta vahetusel 87-88 nende esindajad käisid ka Tartus ja tahtsid korjata allkirju, ka tartlaste allkirju sellele asjale ja mina lugesin teda läbi, Lagle-Parek luges läbi ja terve rida teisi tartlasi ja me ükski ei kirjutanud alla. Ja me ei kirjutanud alla põhiliselt sellepärast, et meie arusaamine niisugustest paberitest oli selline kõigepealt, et meil ei ole jõudu niisugust asja ellu viia ja bluffimine meile ei sobi niimoodi. Paljalt ajakirjandusliku uudise järgi. Ja niimoodi jäigi, aga nemad tulid oma selle paberiga välja, seda paberit loeti korduvalt siis lääne eestikeelsetes raadiojaamades ette ja ega see raadiokuulamine tol ajal väga oli raskendatud veel, ütleme niimoodi. Aga igatahes järgmise aasta aprillikuus, ma olin Eestist ära, mind viidi ära siit. Tulin tagasi ja kõnnin Tartus praegust Lossi tänavat mööda alla ja vaatan plangu peale, kus praegu on ülikooli õppehoone. See oli see Poola koridor, nagu nimetati. Seal olid kõik üles kaevatud. Kitsas käik inimestel ja suur plank oli. Ja muudku on kritseldatud neid 4 tähte, ERSP. Ja siis ma sain äkki aru, et on inimesi, kes arvavad, et kas see organisatsioon on olemas või siis, et selline peabki tingimata ükski olema loetud ja et meil ei jää muud üle, tuleb üritada nüüd, kui nimi on juba olemas, eks ole, otsida nimele sisu taha ja hakatagi niisugust asja tegema. Olukord tundus küps? No tundus küll nii palju, kui suutsime, aga muidugi see nimetus on ju kole, et see on ma olen kunagi Parandal lugenud ühe prantsuse ühiskonnateadlase põhjalikku uurimist, aga sellele viitab ka Orwell, et akronüümväljendid ja nende eriti sõnadeks muutumine, nagu näiteks EKP või seal komsomol või sellised sõnad on tüüpilised totalitaarsetele režiimidele ja kus neid kasutatakse, see on nagu selge näide, et niimoodi ei tohiks just teha. Muide, me elame praegu ju Ameerikast lähtunud nüüd selle kompuutriajastul, kus me iga päev oleme olukorras, kus 3-4 tähelisi kas vähe tuntud või päris tundmatuid lühendeid on pandud meid kasutama, nii et see nagu ütleb, et võib-olla see ei olnud väga tark teooria, aga tookord ta tundus niisugune. Praegu me oleme ära harjunud, kõik me ütleme mingisugune PDF-fail või GPS või midagi niisuguseid koledusi, mis minu ajal nii ütelda
korralik inimene oleks kohe tekkinud tõrge, et niisugusi sõnu suhu võtta. USA oli vist esimene, mis tuli. See kõik on väga huvitav, aga meil on jäänud natuke alla poole ajast saate lõpuni ja mind ikkagi väga huvitab ka see põhiseaduse teema. Et just tõdesime, et ERSP-s ja üleüldse vastupanu liikumises oli ju vähe juriste või juuraharidusega inimesi. Mis seda kompenseeris? Ilmselt siis ikkagi lugemus. No põhiseadustega on jälle niisugune asi, et enamik teisi kommunistlikust süsteemist teisenenud riikidel oli olukord üsna teistmoodi, kui meil ütleme, kasahhid või kirgiisid või tadžikid tegid oma riiki, siis põhiliselt võeti eeskujuks ikkagi Nõukogude juristide arusaamad, mis lähtusid Nõukogude Liidu põhiseadusest ja seal tehti midagi ja saadi hakkama. Ja no tegelikult oli minu meelest ju ka see Nõukogude põhiseadus ikkagi laen valgustusfilosoofiast, kuigi ta ei toimi. Oli, aga see on nüüd omaette probleem, et Nõukogude põhiseadus oli mitte kasutatav põhiseadus. See oli ilus asi, ütleksime kaupluse vaate akna taga. Väga hea võrdlus, aga mida keegi puutuda ei tohi, sest siis ta läheb katki. Absoluutselt ja et põhimõtteliselt ainukesed, kes teda lugesid ja midagi arvasid, oli nagu öeldud ühes vanas vangilaagri loos on, et see on ju neegritele. Et nii ta oli. Mingil moel seesama olukord on siin meil Eestis ju praegu osalt tekkinud, aga see ei ole tänase saate teema ju. Aga põhiseadustega oli... Aga mitte jätta vaatajad segadusse, ilmselt me mõtleme põhiseaduse muutmise protsessi siin all. Jah, ei tähendab, mina väga lihtsalt üteldes, mulle ei meeldi Reformierakonnas domineeriv suhtumine, et põhiseadus ei ole mitte elus kasutamiseks ja rakendamiseks, lasta olla seal kuskil tekstina, aga meie teeme nii, nagu meil on otstarbekas. Niimoodi. Aga see on nüüd teema. See on omaette teema. Ma ei ole nende suur fänn. Kui me nüüd läheme tagasi Eesti põhiseaduse sünni juurde. Siis... siin on nüüd olemas 3 varianti, mis oli erinevas 3 Balti riigis. Et kõige õnnelikumalt oli lätlastel. Nad võtsid vana põhiseadus. Oi ja nüüd on mul issand jumal. Keegi Reformierakonnast helistab. Ei ole, aga ma pean ta nüüd kiiresti hääletu peale panema. Kui ma õigesti mäletan, lätlased võtsid oma vana sõjaeelse põhiseaduse. Täpselt, nendel oli selline põhiseadus, mis oli sarnane selle meie 20. aasta põhiseadusega, seda ei olnud kunagi muudetud ja see osutus erakordselt heaks tagasi võtta, kehtestada, kõik olid sellega nõus. Ta oli lihtne väike põhiseadus, kuskil 15-20 aastat hiljem. Ta oli tõesti 20. Täpselt, ta oli vastu võetud umbes pool aastat hiljem kui Eesti oma ja nad on tegelikult nagu 2 tilka vett. Sest meie tegime hiljem veel põhiseadusi juurde, 33-38. Seal oli oluline erinevus oli see, et nendel oli presidendi amet, meil ei olnud. Niimoodi. Ja siis leedukad läksid seda teed, et nende põhiliselt nende Ameerika juristid koostasid uue moodsa sobiva põhiseaduse. Formaalselt kehtestati 5 minutiks enne sõjaaegse Leedu põhiseaduse tekst ainult selleks, et asendada see Ameerikas valminud uue tekstiga ja elavad väga õnnelikult edasi. Nüüd meil läks asi hullusti sellepärast, et meil juhtus 30 aastate keskpaiku, esimesel 30 aastate esimesel poolel juhtus hulle asju.
et meil neid põhiseaduse tuli vahepeal nagu Vändrast laudu neid projekte ja lõpuks siis lõppes see sellega, et Konstantin Päts oma sõpradega lasi koostada sellise põhiseaduse, mis oli, nii ütleksime, täpselt nagu rätsep oleks Konstantin Pätsile ülikonda, eks ole. See on siis see 38. aasta jah, põhiseadus. 38. aasta. Mis nägi ette ka kahekojalise parlamendi. Jah. No võt ja sealt hakkas see jama peale, et kui nüüd tahta seda 5 minutiks, meil üks mingi ekspert Ameerikast ütles, tehke nagu leedulased. Kehtestage see 5 minutiks niimoodi ja asendage mõistliku tekstiga. Niimoodi. Me ütlesime, ei tule välja. Meie häda oli see, et tuleme korraks tagasi enne räägitu juurde, et see tekst ei olnud mõistlik. See 38. aasta tekst ei olnud mõistlik erinevalt lätlastest. Ja 20. aasta tekst oli väga mõistlik. Ta ei olnud üldse kuidagi rakendatav. 10 inimesed Eestis umbes aasta otsa mõtlesid, et kas saaks seda kuidagi teha ja siis jõuti see teale. Aga põhiline küsimus selle kõrval ei olnud isegi mitte see riigi tehniline, vaid küsimus oli see, et kuidas Eesti riik peab edasi minema. Nüüd meil oli olnud kuni selle 34. aastani oli 20. aasta põhiseadus niimoodi, aga selle olukord oli kahtepidi halb. Üks oli see, et esiteks meil ei olnud ühtegi selle asja spetsialisti, kui selle üldse see tekstidki olid erakordne haruldus, mis raamatukogudes olid väikeste brošüüridena ja puudus ka mingisugune niisugune. Ja siis oli suurem osa juriste, kes üldse midagi ennesõjaksest Eestist teadsid või mäletasid, olid kasvanud vaimsused, see 20. aasta põhiseadus ei kõlba mitte kuskile ja hakati otsima võimalusi, kuidas edasi minna 38. aasta Konstantin Pätsi põhiseadusega. Et mitte rohkem aega raisata, ERSP-s olid inimesed, kes ütlesid, mitte mingisugust võimalust ei ole, et 38. aasta põhiseaduse juurde tagasi minnakse. See vedas meid alt 40. aastal, see veab meid alt ka tulevikus. Niimoodi, et ainukene võimalus on 20. aastasse tagasi minna. Ja see oligi see oluline veelahe, mis siis, et õnneks Eestis ei olnud väga kiire, et meil oli, kuna Nõukogude Liit ei lasknud meil väga kiiresti vabaks saada, siis oli umbes 2 aastat, 3 aastat aega mõtelda, kukalt kratsida ja igasuguseid ideesid välja pakkuda ja lõpuks ERSP propageeritud arusaam, et kõige olulisem otsus on see, et me jätkame sellest kohast, kus 20. aasta põhiseadus oli, et see jäi poliitilise ideena peale. Kui me selle kokku võtame, milles selle tuum seisnes? Selle tuum seisneb selles, et Euroopas erinevalt Põhja-Ameerikast, kus kujunes välja see presidentaalne süsteem, nagu me praegu suurepäraselt näeme, tema kõige halvemaid variante tõenäoliselt niimoodi. Euroopas ei kujunenud välja kunagi ühtegi väga selget riigiõiguslikku teooriat, aga Euroopas kujunes välja väga laialdane konstitutsiooniliste monarhiate tekkimise ja arenemise kogemus. Ja see oli see, et kuningaid jäid ametisse, kui vähegi said, niimoodi kuningad muutusid riigipeadeks, neile säilitati teatud funktsioonid, aga võim läks parlamentide kätte ja see oli see asi. Nüüd riikides, kus kuningat ei olnud, nagu ka Eesti riik, eks ole, seal või Läti riik või Soome riik, eks ole, seal hakati valima piiratud võimuga presidente, nii nagu umbes meil praegu on. Härra Karis näiteks, suurepärane näide. Et niimoodi see oli see põhivalik ja see kujunes ka põhiseaduse assamblees niimoodi. No aga kust tuli see teadmine, kuidas teha üks
hea ja funktsioneeriv põhiseadus ja ma julgen väita, et meie põhiseadus on olnud väga hea ja funktsioneeriv enamuses asjadest. Teda on 6 korda, nüüd 6. korda parandatakse, seda pole üldse palju. Ei ole jah iseendast, aga taas on muidugi terve rida, mida puudus, aga kuidas niisugust asja tehakse? Kõigepealt viiakse ennast kurssi kõikide Eestis varem kehtinud põhiseadustega. Viiakse võimaluselt kurssi ennast sarnase saatusega maade põhiseadustega. Võetakse sellised põhiseadused, mille tekstid on kättesaadavad ja keelt osatakse, näiteks Soome põhiseadus ja Saksa põhiseadus ja niimoodi ja siis vaadatakse. Põhiline, meie lähtusime mitte juriidilisest puhtusest, vaid meie lähtusime kogemuse ülimuslikkuse põhimõttest. Et need asjad, mis varasemates põhiseadustes olid meie rahvast ja riiki alt vedanud, neid tagasi ei toodud, mitte ühtegi. Ja sellised asjad, mis olid olnud õnnestunud või millest arvati, et õnnestunud, need säilitati. Toome ühe näite õnnestumise kohta. Mul on kohe raske nagu seda asja niimoodi ütelda, aga näiteks erakordne õnnestumine oli olnud kultuuromavalitsused enne sõjaaegses Eestis. Selle kohta toodi see asi kohe kindlasti tagasi. Ja see toimib ka praegu? Ei, ta ei toimi praegu, sellepärast, et nad on kujunenud rohkem mingite kinnisvaramaaklerite firmadeks. Tegelikult ei ole meil ei soomekeelseid koolisüsteemi või võrku, ei rootsikeelset, ei juudikeelset, ei saksakeelset. Neil ei ole enam seda funktsiooni, mis oli neid enne sõjaaegses Eestis, et need aitasid nende keelte inimestel oma rahvuskuuluvust ja oma laste haridust säilitada. Miks see nii on läinud, see on jälle omaette teema, aga tookord Põhiseaduse Assamblee aegu me seda ei teadnud, aga see tuli kindlasti taas uuesti sisse kirjutada, kuna see oli, sa küsisid, et mis on õnnestunud näide, hiilgav näide oli see. Aga mis ei ole niivõrd hästi läinud, minu meelest see erakorraliste valimiste asi, millest on väga palju juba räägitud, et see ei toimi. Ja minu meelest ka rahvahääletuste asi, kuigi rahvahääletusi kardeti, minu meelest, kui ma õigesti mäletan, põhiseaduse koostamise ajal, seda väga ei soositud. No meil on Eestis kõige koledam kogemus on 33. aastal toimunud 3 põhiseaduse uue teksti variandi rahvahääletustelt, millest 2 mõistlikumat kukkusid hääletamisel läbi. 3. neist kõige vähem mõistlik, see võeti ülekaalukalt rahva häälte enamusega vastu. Võis seda nimetada vapside põhiseaduse variandiks. Täpselt. Ja nagu ma ütlesin, et üldine domineeriv arusaamine oli, et halva kogemuse asju uutesse põhiseadustesse ei kirjutatud, aga selline põhiseadus on sisuliselt see, mida nimetatakse Vene ruletiks, et võtad laetud püstoli, paned meele kohta ja vajutad päästikule, võib-olla lased oma ajud sodiks, aga võib-olla ei juhtu midagi. Risk on igal juhul suur. Jah, on. Aga muide nende asjade juurde tagasi tulles on see, et minu arvamise järgi me ei jõua selles saates seda teha. Kahjuks küll, meil on mõned minutid. On meie põhiseaduses praegu umbes 4 paragrahvi, mis ei ole õnnestunud ja tahavad remonti. Neist kõige karjuvam on see ennetähtaegsete valimiste tegemise küsimus, mis meil ei tööta. Niimoodi, siis meil rahvahääletuste tegemine ei tööta järjekordselt
presidendivalimiste paragrahviga on ka mingisugune jama, sellepärast et see Reformierakond vahepeal vaikselt likvideeris selle võimaluse, et eraldi valitakse valijameeste kogusse. De facto, see on tekstis kirjas, aga see enam juhtuda ei saa. Ja minu arvates meil on 2 paragrahvi puudu. Näiteks lõpetuseks. Ma arvan, et üks on see, mis on 20 aasta paragrahv number 34, see, mis on Lätis säilinud ja mis tegelikult see on üks niisugune uinuv paragrahv, mida kunagi ei kasutata Läti poliitikas, aga uinuva ähvardusena likvideerib tema hullemad niisugused poliitilised vastasseisud. Ütleme selle välja. Need on põhimõtteliselt seda sorti, ta välistab võimaluse, et mingi seadus võetakse vastu selliselt, et ütleme, Riigikogus on paar häält poolt rohkem kui vastu, aga valdav osa inimesi tänavalt tunneb, et see asi on vastu. Nii et see on nüüd Lätis niisugune demokraatia karantiina töötav ja see jäi osalt minu süü läbi, osalt sellepärast, et meil ei olnud selle ala asjatundjaid, jäi välja. Ja teine asi, mida me ei osanud ette teha, aga minu arvates tulevikus on tingimata vaja meie praeguse poliitilise süsteemi hädade niisugune tuum on tegelikult riigipoolne erakondade rahastamine. Kõikides oma paljudes detailides, mida me ei jõua siin läbi arutada. Aga minu arvates see on teema, mida me üldse keegi Põhiseaduse Assamblee ajal ei osanud hinnata, kui tähtsaks saab olema raha poliitiliste valimiste korraldamises. Kui me nüüd saate kokku võtame, võib öelda nii, et põhiseadus ei peaks olema mitte üks ilus asi kaupluse vitriinis, vaid ta peab olema praktiline asi, mida me ikkagi kasutame ja millest me aru saame. No absoluutselt. Mina olen võrrelnud reeglina, et põhiseadus on see enam-vähem võrreldav sellega, mis on liikluseeskiri meie avalikus igapäevas elus, et kes sõidab kust ristmikult, millise tule alt välja ja kogu idee on selles, et võimalikult vähem oleks liiklusõnnetusi ja ohvreid. Suurepärane lõpumõte. Aitäh, Jüri Adams, selle vestluse eest. Ja selline oli meie tänane Raudsaare dialoogide saade. Need otsige üles see põhiseadus ja lugege. See tekst ei ole nii keeruline. On oluline, et me kõik sellest saaksime aru ja mõtleksime selle üle pisut. Olge terved!